issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse tekstiks loen täna Pühast Johannese evangeeliumist 5. peatükist, kuuleme salme 24-29. Jeesus ütleb: tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb ja see ongi juba käes, mil surnud peavad kuulma Jumala poja häält ning kes seda kuulevad, peavad elama. Sest otse kui isal on elu iseendas, nõnda on ta andnud ka pojale, et elu on temas endas ja ta on temale andnud meelevallaga kohut pidada, sellepärast et tema on inimese poeg. Ärge pange seda imeks, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja need, kes on teinud head elu ülestõusmiseks, aga need, kes on teinud halba, hukkamõistmise ülestõusmiseks. Aamen. Istuge palun. Mas kogudus täna hingede päev. Mõtleme igavikulistel teemadel ja täna on see tekst suunab meid ka niiviisi mõtlema siin tõesti. Võime argipäevast välja tulla ja ühise rahvana, ühises osaduses puutuda kokku igavikuga. Kuigi meid julgustatakse, et see teadmine ja usus nägemine oleks ka meie argipäevas. Olgu see, kui oled köögilaua taga, olgu see siis, kui väsimus võtab üle, on raske. Kui sa oled autoga ummikus seismas, kui sa oled oma eluga ummikus mingites olukordades, või siis kui tahad palvetada, aga mõtted ekslevad peas, kui oled haigla koridoris, kui ootad vastuseid, mis iganes olukorras, täna tuletame meelde, kui habras on elu, et üks hetk võib muuta päeva suuna. Me ei tea, keda ja kuidas surm tabab, kas või mõtlen sellele juhtumile, mis siin Nõo vallas oli. Teine auto tuleb vastu, sõidad, see kõik toimub nii järsku ja ees ootabki hetke pärast igavik. Üks hing läheb jälle igavikku või siis mitte, oleneb, kuidas inimese olukord on. Kas ta on igavesti Jumalaga või mitte, aga see vastutuse kandmise hetk võib väga kiirelt tulla, me keegi ei tea, mida see elu tuua võib. Kui järsku võib igavikku minek või suremine tulla inimese ellu. Ka üks telefonikõne võib muuta sinu päeva suunda, nii et neid asju, mis meie suunda muudavad ka päeva jooksul, on palju. Ja ometi keset seda kõike on olemas hääl, mis ei vaibu, mis avab elu võimaluse juba praegu. Jeesus ütleb tõesti, tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb ja see ongi juba käes, mil surnud peavad kuulma Jumala poja häält ning kes seda kuulevad, peavad elama. See tähendab, et igavik ulatub elu, see ei ole kusagil kaugel, see ei ole kunagi siis hakkab, kui me siit maailmast igavikku läheme. See algab seal, kus sina oled ja kui sa kuulad või Jeesuse häält, kui sa järgid Jeesust, kui sa oled pääste vastu võtnud, kui sa igatsed osadust temaga, sa vastad tema kutsele. Meie elu koosneb tihti muretsemisest, järgmiste sündmuste ootuses, rahmeldamises,
ületäitunud kalendris hingeldamises ja selle tühja hingamise keskel saab Jeesuse hääl kompassiks. Me ei ela sellest, et saame pelgalt oma inimliku võimekusega kuidagi väsimusest üle ja kuidagi endale sisendades midagi saame hirmust üle. Me elame usust. Me oleme usus meie päästjasse, Jeesusesse, Kristusesse, meie lunastajasse. Ja sama lõik ka kinnitab meile, sellel on igavene elu, ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Ja siis tuleb ka see päev, mil Jumala hääl kostab kõigile või reaalsus, ütleme nii, jõuab kõikidele kohale. Jeesus ütleb, ärge pange seda imeks, tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja need, kes on teinud head elu üles tõusmiseks, need, kes on teinud halba hukkamõistmise üles tõusmiseks. Kutsutakse üles valikut tegema, oma elu elama Jumala poole. Paulus avardab siin seda pilti. Tsiteerin Paulust 1. Korintuse kirjast. Siin 15. salmis on kirjas nõnda, et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu, sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Kui me mõtleme nendele, kes on läinud igavikku täna hingede päeval, hingamispäev on täna sattunud ühele päevale, kui me mõtleme nendele, siis vaatame kõrgemale kalmisturistidest. Ja siis nähke nendes ristidest ka mitte miinuseid, vaid plusse. Ongi plusse täis üks kalmistu, aga see pluss, mille peale meie mõtleme, see lootus on Kristuses. Kalmistu väravate taga ei ole tühjust. Seal on ka kohtumõistja ja seal on ka päästja. Ja see on hea sõnum meile just täna. Päästja on igaühele avatud. Johannese 3:16 teame seda salmi. Ükski, kes temast usub, ei hukkuks, vaid tal oleks igavene elu. Jumal on maailma armastanud, ta andis oma poja. Ja see sõnum peab kõlama sinu eluolukordades, seal samas köögilaua taga. Või noorele, kes otsib oma identiteeti, oma kohta siin maailmas. Kogudusele. Meie, kes me püüame ka segasel ajal püsida teel, igaüks oma eluolukordadega ja tänane julgustus on, et tee isa juurde on vaba, aga see on Kristuses. Kuidas siis see tänane kirjakoht just meid puudutab? Kõigepealt meid õpetatakse vastutama. Aga on oluline, et me kuulaksime. Võta kuulda Jumala häält. Võta kuulda kuidas Jumal kõnetab sind. Me oleme kõik erinevad. Keda, mis kõnetab? Kellel, kuidas Jumal on südant puudutanud, mille kaudu ta meile läheneb. Võta iga päev. Aga võta iga päev üks hetk, mitu hetke aega kuulda, mida Jumal tahab sulle öelda. Peatu enne koosolekut, võta aeg pärast seda, kui oled kooli sõitnud, võta aeg enne uinumist õhtul. Nagu pühakiri meie lähedal. Tänapäeval on võimalik ka nii raamatust kui ka elektrooniliselt Jumala sõna lugeda. Loe lühike lõik ja küsi issandalt. Issand, mida sa mulle täna ütled? Sa võid ka otse Jeesuse poole palvetada, ega selles ka midagi ei ole. Me saame ka Jeesus, mida sina mulle täna ütled? Mis mõtestab minu tänast päeva? Mis jääb igavesena alles minu tänasest päevast? Mida sina mulle täna ütled? Ja siis, kui sa paned telefonil hääle kinni, paned telefoni vaikseks ja kuulad, palvetad issanda poole ja ootad, mida Jumal sinu südamesse annab, et sa
ükskõik, mis see Jumala vastus on või võib-olla on ootav vastus, aga et sa ütled jah, issand. Ma lähen edasi koos sinuga. Ma tahan, et sina mind juhiksid. Ma tahan, et sina minu elus valitseksid. Nii et me kuulaksime, armsad, mida Jumalal meile öelda on. See on kristlase elu osa. Teiseks on see, et me kuuletuksime. Üks asi, et me tihtipeale ei mõtle Jumala peale oma toimetustes, aga teine, kas me üldse oskame kuuletuda. Elu issandas tähendab väikseid, kuid reaalseid samme. No mis need sammud võivad olla? See on üks näide ainult, aga kodus õpime kiiremini leppima kui varem, ära leppima, oleme need leppimise algatajad. Oskame tõesti tulla südames teise inimese juurde, lähedast juurde, öelda, anna andeks, ka siis, kui teine pool pole veel valmis. Tööl, vajadusel oskame öelda ka, et ma eksisin, isegi kui see on ebamugav või see seab kuidagi kahtluse alla teinekord meie pädevuse, kuigi me teame, et vastupidi, see, kes oskab vigu tunnistada, see on õigel teel. Ta näeb tegelikku olukorda, hindab paremini. Ta on valmis muutuma, ta on valmis õppima. Mis võib veel olla see võimalus kuuletuda Jumalale? Keeldume südametusest, kui peame ehk inimesele toeks olema. Lõpetame klatši. Tunneme, et hakkame kellestki rääkima midagi paha. Teisest halva rääkimine on kuidagi alati taga rääkimine. Pange tähele, hea, et me ei räägi teinekord teisest või kui räägime, siis see ei ole taga rääkimine. Aga head on alati näost näkku öelda teisele inimesele otse. Aga millegi pärast taga rääkimine kipub teise inimese selja taga olema. Mis veel? Valime lahkuse. Selle asemel põrutada kuskil kommentaariga Facebookis. Õpime tõde armastuses ütlema, kuigi ka seda on vahel vaja, et noomida teist inimest, aga kuidas me seda teeme? Ma ei tea, või viia kellelegi, kes seda väga vajab, tüki kooki või potitäis suppi või tähendab, mida me saame oma elus teha sellist, mis ma tunnen, et ma järgin, issand, sinu tahet, kuigi minu olemuses on teha midagi muud. Neid näiteid on palju. Kes on haiglavoodi kõrval peab seisma, harjuta lootuse keelt, et sa usud ja usaldad Jumalat. Sa õpid palvetama, kas teinekord ka valjult, aga kui see on vajalik või vaikselt, aga eelkõige, et sa usaldad Jumalat ja jääd ka teisele inimesele toeks, kus see vähegi võimalik on. Tähendab veel kord, kuidas sa saaksid ja kuidas me kõik saaksime kuuletuda igapäevaselt Jumalale, et me elaksime oma elu tõesti kristlastena. See on see praktiline elu kristlasena. Kolmas on jagamine. Kui palju me oskame jagada. Ehk siis meie koguduse missioon ka algab tegelikult igapäevasest suhtlemisest. Kui keegi küsib sinu käest, kust sinul see rahu tuleb? Kõigepealt, kas meil on rahu? Mõnel juhul meil on omad võitlused sellega, aga kui sa oskad issandaga rahus käia või leiad püha vaimu rahu on sinus, siis kui sul küsitakse, kust sinul see rahu tuleb, kas sa oskad vastata? Kuidas sina jagad oma elus evangeeliumi? Kas teised inimesed sinu ümber üldse teavad, et sa kristlane oled? Võib-olla lähedased küll, sõbrad, aga laiem ring. Kas sa oskad inimesele rääkida, kuidas issand sind on puudutanud? See on tunnistamine. Tähendab, sa tunnistad oma usku. On sul elus olnud neid olukordi, kus sa seda päriselt ka teed, kuigi tunned, et nii raske on. Vastuseis võib olla vaimumaailmas tugev. Ära karda seda vastuseisu. Meil oli siin üks ekskursioon ja mu käest küsiti, et tahaks küll risti inimesena, kuidas ma lähen kas rääkima või väljendama. Ma tunnen, et teised panevad pahaks seda või ma tunnen vastuseisu. Ma tunnen, et see minu usk peab jääma väga isiklikuks ja ikkagi ainult minusse, et ma ei tohiks seda kuidagi väljendada. Ja minu ainus vastus siin on see, et see käibki usukuulutuse juurde. Me peame sellega ära harjuma. Ma olen ikka toonud selle näite, et
et palvetamises on ka vastuseis, kes on vähegi palvetanud, siis mõtted hajuvad ja tuleb vastuseis, aga lähed kõndima tänavale, sul on ka ju takistus. Füüsiline takistus, et samme astuma me ei veere nagu ilma ühegi takistuseta mööda tänavaid ringi. Me peame nagu rihastega tööd tegema, mingisugune nagu vastuseis kuskile, mida me peame ületama, milleks me peame natuke vaeva nägema. Ja evangeeliumi kuulutamise puhul täpselt samamoodi. Rattaga lähed sõitma, tuul puhub vastu, käib asja juurde. Mind ikka lähed rattaga sõitma, tunned ka rõõmu sellest, las puhub see tuul vastu, käib asja juurde. Läheme kuulutame Kristust. Tekib võitlusvaimu maailmas ja keegi paneb pahaks. Käib asja juurde. Meie ülesanne usus kasvada, et me üle oleksime selles. Mitte ei peaks pelgama. Me oskaksime tunnistada, kuulutada. Me ei pea pakkuma täiuslikku seletust inimestele, aga seda tõde, et Jeesus on minule rääkinud ja mina usaldan Kristust. Nii nagu Joosua, et ka mina ja minu pere, meie usume Issandasse. Niiviisi. Nii et armas kogudus, selle meie elu keskel, selle maailma keskel, mis läheb mööda Jumalast ja elab oma soodu. Kõige selle keskel jääb kõlama Jumala tõotus, mis kannab meid läbi haua, läbi iga päeva. Jeesus ütleb, mina olen üles tõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab isegi, kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Jeesus küsib. Johannese 11, salmid 25-26. Siis ma küsin armsad, kui me Jeesust häbeneme, keda me häbeneme ja kelle ees? Selle ühiskonna ees, kes jaani õhtul, eks ole, juuakse, laaberdatakse, suured peod on, tähendab selline lihalik eluviis. Ja selle kõrval on Jeesuse pühadus, sügavamad eluväärtus, midagi enamat siin elus, kui ainult see nautlemine. Kelle ees, keda me häbeneme? Nemad peaksid häbenema Kristuse ees, mitte vastupidi. See maailm peaks oma südametuses, oma selles hedonismis ja selles, et ei tunta elavat Issandat, peaksid häbenema Kristuse ees seda. Mitte meie ei peaks Jumala pühadust kuidagi häbenema selle põlvkonna ees. Nii et armsad, olgu see meile julgustuseks kuulutada, tunnistada ja mida ma veel tahaksin julgustada meid kuidagi tõesti seda, kui me käime seda teekonda usus, et kui me tuleme Jumala juurde, näiteks kui täna on kui meil on armulaud kaetud, et me siis tõesti teades, et võtame Issandat ennast enesesse vastu, puutume kokku väga tõsise sügava pühadusega, mida me lõpuni ei mõista, et me siis ka oleme selleks ette valmistatud oma südametes. Tuleme väärikalt selle juurde ja laseme Issandal ka pärast armulauda ennast kanda. Ma julgustan väga kogu kogudust tõesti. Me ju väga mõistusega teinekord võtame paljusid asju, mis usku puudutavad, aga ka, et sul oleks isiklik kogemus Jumalaga ja kui sa täna armulauda vastu võtad, kui sa istud, siis sa jääd vaikseks Issanda ette ja lased Issandal ennast muuta oma südames. Et olgu see julgustus ka meile kõigile. Ja kõik muud osadused, ega tegelikult see on ka see, et me igatseme muidugi suhelda oma vahel. See on ka alati selline soov, mis meil on. Aga jäägu see siis sinna ülesse kohvilaua osadusse ka siin, et me kogu südamega tõesti keskendume Issandale, kelles meil on ülestõusmine, kelles meil on elu, kelles meil on julgus ja lootus, et see aeg siin oleks tõesti selleks meil võetud. Võime olla tänulikud, et võime tulla Kristuse juurde.
saame meelt parandada, saame elada Kristusega, nii et armsad, olgu see elu ka teis kõigis ja meis kõigis ka praegu, nüüd ja kord see elu jätkub ka Kristuse läbi igavesti issanda juures. Tänu selle eest Jumalale. Aamen. Laulame 245 6. salmi.